Tere ilusat esmaspäeva! Kas sina oled kunagi kogenud tunnet, et sina pead kõike ise tegema? Sa pead vastutama ja isegi kui sa oled väsinud, siis sa pead justkui kõike kandma, sellepärast et vastasel juhul kukub kogu maailm kokku. Mina tean seda tunnet vägagi hästi ja kui üks asi, mis mind kunagi isegi enda puhul uhkeks on teinud, siis on see ja aastaid töötades ettevõtjatega näen ma sedasama mustrit siis ka teiste ettevõtjate puhul. Ma räägin sulle täna sellest, miks vastutuse võtmine ei ole alati hea, et see on tegelikult lapsepõlvest tulenev kaitsemehhanism ja mis võib vägagi tihti piirata sinu äriarengut, sinu raha voolu ja üldse heaolu. Ma räägin sulle sellest, kuidas see muster tekib, kuidas see siis ikkagi piirab sinu võimalusi, sinu ärikasvu, sinu raha vastuvõtmist ja mida siis teha, et päriselt sisemiselt muutuda, et saaks hakata päriselt tulema sinust see juht välja, mitte see, kes kõike kandma peab enda peal. Ja kui sina mõtled täna, et Liina, aga vastutustundlik on ju hea olla ja mina olen tubli vastutustundlik inimene, siis see video ei ole sinu süüdistamiseks, vaid natukene mõttemustrite avardamiseks, et äkki on seal taga ka sinu jaoks arengukoht niimoodi, et sa saad luua päriselt vabaduse pealt, mitte tõestusmustri pealt, eks? Meie sellised vastutustundlikud inimesed on need, kes on harjunud kõige eest hoolt kandma. Me isegi ennetame olukordi, näiteks konfliktseid seisundeid ära hoida. Me parandame kõike, me oleme olemas, me aitame, abistame ja nii edasi. Aga sellel on kõrge hind. Sa oled pidevalt valves, kogu sinu süsteem on pidevalt valves. Äkki midagi kuskil juhtub, äkki midagi kuskil kaob koost, on ja. Ja isegi kui sa füüsiliselt puhkad, siis sinu vaimne seisund ei puhka, sest ta on valvel. Ja see on tohutult energiat sööv alateadlik käitumismuster. Kust see tuleb? See ei ole juhuslik. Ma soovitan sul guugeldada või chapiga ehk siis ChatGPT-ga põrgatada mõistet, mis asi on parentification. Lühidalt öeldes, see on see, kuidas me oleme lapsena võtnud nii-öelda vanema rolli ja võtnud siis mingisuguse olukorra enda kanda, sellepärast et muidu me tunneme ennast ebaturvaliselt. Ja see vastutuse võtmine tihti, kontroll seal taga, on kaitsemehhanism, et sina tunneksid ennast turvaliselt. Kui mina ka kunagi avastasin selle esmakordselt, et see vastutus ja see, mida ma pidasin väga suuresti oma tugevuseks, ei tulnud tegelikult tugevusest, vaid hirmust ja et see ei ole alati nii hea, siis oli selline tunne, nagu kogu minapilt varises kokku, et mis asja. Ja ma näen seda klientide peal täpselt samamoodi. Seal taga on väsimus, samas ise sa oled sihuke tugeva naise või iseseisva naise profiil on seal taga, et ma saan kõigega hakkama ja nii edasi. Aga see ongi see, kus sinu ettevõtte juhtimine või ettevõtte üldse muutub siukseks ellujäämise tõestamise projektiks, mitte ei tule vabaduse ja loovuse ja loomingu pealt enam niivõrd. Seal on ilmselt ka mingisugune tasakaal, aga see tunne, ma mäletan, kunagi oli selline tunne, et sa kannad tonnide viisi kive kaasas. Nii kaua, kuni ma hakkasin lahti murdma, mis see on. Ja kuidas see väljendub näiteks ettevõttest väljaspool? Sa reguleerid kõiki, sa korraldad oma pereliikmete elu sisuliselt, et kes kus minema peab, olema peab. Sa korraldad oma tiimiliikmete eest, teed asju ära. Sa võtad tohutu vastutuse tegelikult oma kliendi tulemuste eest, on ja. Ehk siis päästad ja vastutad teiste eest ja teiste heaolu eest. Ja mis seal taga on, sa mõõdad tegelikult enda väärtust selle järgi, et milline on sinu tulemus selle järgi, mida sa teed. Või siis, mida sa üldse teed. Mõõdad oma väärtust selle
tegemise järgi ja seal taga selle hoidmise, nii-öelda kandmise järgi, on ju. Esimene samm, mida teha, on loomulikult teadvustamine, märkamine. Pane tähele, millal sa võtad vastutuse nii-öelda enda kanda. Tiimiga seoses, kuhu sa lähed jälle parandama, reageerid parandamisega, on ju. Klientidega seoses, kus sa võtad nende eest vastutuse või siis perekonna ees, kus sa kontrollid kõiki oma pereliikmeid või organiseerid nende elu, et jumala eest neil oleks võimalikult hea. Jah? Aga teadlikkuse tõstmine ei ole veel see, mis muudab, eks. Ma räägin kohe sellest ka, mis muudab. Aga kuidas sa saad hakata muutuma, ongi see, et sa kirjutad ülesse kõik need hetked, kus sa kipud minema jälle kas siis päästma või korraldama või vastutama, enda seljas kandma, eks. Ja see märkamine ja kirjutamine ongi teadvustamise esimene samm. Jah? Milline on sellise ettevõtte energia või siis energiast tulenev käitumine ka? Ettevõttes ta ei juhi, vaid ta kannab enda seljas nii-öelda, siis kogu seda koormat, on ju. Ta ei juhi kerguse pealt, ta ei suuna, ta kannab ja ta ei loo, vaid ta päästab. Ta ei loo väärtust, ta päästab olukordi, eks. Et seal on see vahe, et seal on nagu ka sihuke puudus kogu aeg, et raske ja kõik see. Selleks, et muuta seda energiat, pead sa õppima hoolima ilma kontrollita. Sa pead õppima usaldama ja mitte kogu aeg kontrollima ja kandma endas seljas seda kõike, seda elu, eks. Näiteks sa pead looma süsteeme, mitte päästma olukordi. Sa pead juhtima inimesi, mitte nende emotsioonidega tegelema, jah? Ja sa pead lubama ennast nii-öelda usaldusse ja vastu võtma abi ja kõrgemaid käibeid ja võib-olla ka teistsuguseid kliente, on ju. Siin peitubki päris transformatsioon. Ehk siis sa ei pea muutma oma käitumist, vaid sa pead muutma oma sisemist identiteeti kõigepealt, eks. Näe ennast mitte päästjana, vaid loojana. Näe ennast mitte kontrollijana, vaid suunajana. Näe ennast mitte tugeva naisena, vaid vaba naisena. Sul on lubatud puhata. Sul on lubatud võtta abi vastu. Sul on lubatud tunda ennast turvalisena ka siis, kui kõik variseb koost. Ma tean, see ei ole nii lihtne. Tõeliselt muutunud inimene sellises kontekstis on selline, et kui ta ennem nägi, et tema peab maailma hoidma koos, siis täna ta teab, et mitte midagi ei juhtu ja ta on vaba, ta on usalduses. See on uue identiteediga nii-öelda siis inimene, eks. Ta saab aru, et maailm ei vaja päästjat, vaid maailm vajab mind kui seda loojat, kes loob lisaväärtust, eks. Ta mõistab, et äri ei vaja kontrolli, vaid vajab juhtimist või siis suunamist. Ta vajab minu kohalolu lihtsalt. Ja sinu perekond ei vaja, et sa ennast ohverdaksid, et sa kõigi elu korraldaksid ja kõigi eest võimalikult palju asju ära teeks, et neil lihtne oleks. Sinu pere vajab sind rõõmsa ja rahulikuna ja sa oled piisav. Ja see ei ole ainult emotsionaalne muutus, mis sees toimub, vaid see on ka väga efektiivne. Sa oled valmis võtma vastu rohkem kliente, sest sa ei kontrolli enam, sa ei piira sellega oma vaimseid ressursse eelkõige. Ja? Sa oskad teha selgemaid otsuseid, sa näed selgemalt suurt pilti ja sa juhid suurema pildi pealt. Ja tihti on nii, et need inimesed teevad rohkem koostööd, aga neil on vähem koormust. Nii et identiteedist hakkab asi pihta. Ja mis on võib-olla kõige suurem muutus
seest poolt on see, et sa saad aru, et sinu väärtus ei sõltu sellest, kui palju sa teed või milline on see tulemus, vaid sa oled juba väärtuslik ja sa juhid loome pealt, sa juhid selle pealt, mis tuleb sinu seest ja sa juhid läbi usalduse ja sa võtad seda abi vastu. Ja sellega koos sa hakkad teadlikult, selges pildis, süsteemselt looma siis seda suurt süsteemi, mis toob sulle jõukuse ja välise vabaduse, sest sa juba sees oled vaba, eks. Kui sulle see video meeldis, siis küsi endalt korra, kus ma hoian justkui seda tervet maailma koos, sest kui mina koos ei hoia, siis kõik maailm variseb kokku. Ja kui sa oled päriselt valmis ja tahad oma ettevõtet järgmisele tasemele viia, siis ma kutsun sind mentorprogrammi. Mentorprogramm alustab 27. november ja uksed on täna lahti. Saad lingi siit video juurest. Ja seal on tõesti see, et ma ei räägi sulle ainult strateegiaid ja süsteeme, kuidas oma äri teadlikult üles ehitada, vaid ma päriselt ka pühendun sellele, et sinu sisemine maailm saaks enesekindlamaks, rahulikumaks ja ennast väärtustavamaks just nimelt selles võtmes, et sa oled piisav ja sul on mida anda ja siis sa teed seda teadlikult, kuidas siis seda välja anda ja sinna vastu ka siis vastu võtta, olgu see siis raha või abi või mida iganes sa parasjagu oma ettevõttes vajad. Jah, kui sina veel sealmaal ei ole, soovitan sul teha ettevõtte testi, sest et seal on ka erinevalt vastavalt tasemele, kus sa siis oma ettevõttes oled, saad sa minu käest väikese video tagasiside, mida selles tasemes ette võiks võtta, et oma äri kasvatada ja järgmisele tasemele viia. Ettevõtte testi lingi saad sa täpselt samamoodi selle video juurest. Ja ega siis muud midagi, kohtume sinuga uuel nädalal uute mõtetega. Jõudu tööle!